Tere, armas! Mina olen Triinu. Kui sinu sees on täna sõda ja see tähendab seda, et sinu tunded juhivad sind. Sinu sees on, sinu meel on hästi kiire ja sinu mõtted on hästi kiired ja see tähendab seda, et üks mõte, teine mõte, kolmas mõte ja samas on nad mitte toetavad, vaid pigem sellised mõtted, mis kritiseerivad, mis ei ole puhtad, vaid need lõhuvad sind. Siis see on üks näide sellest, et sa ei ole teinud rahu oma vanematega, oma lapsepõlvega, iseendaga. Sa ei ole teinud rahu oma valikutega ja sa ei oska täna sellest olukorrast välja tulla. Siis mina näitan sulle, mis on võimalik, kui sa otsid täna lahendusi ja just nendele olukordadele, et sul võib olla ärevus, sinu sees on nii palju tundeid, mis juhivad sind, sellepärast et kui inimestel on miks me läheme tasakaalust välja? Me läheme tasakaalust välja siis, kui meie sees on ülipalju tundeid ja mõtteid, mis on välja rääkimata. Me ei ole saanud väljendada ennast, me läheme siis üle mõtlemisse, sellepärast et tunded, mida me ei ole saanud lõpuni tunda, siis need hakkavad juhtima meie elu ja nad jäävad meie kehasse, nad on jäänud meie kehasse. Nüüd on vaja sealt nagu sellega tegeleda. Mina olen selles teekonnal juba olnud viimased 10 aastat ja mida mina avastasin, olles siis väga tugevas ärevuses, depressioonis ja väga tugevas selles kohas, kus polnud enam elujõudu, ehk siis see on see koht, kus hingekarikas on otsast lõpuni täis neid tundeid, mis olid lõpuni tundmata. Ja kui me ei ole saanud oma tundeid lõpuni tunda, lõpuni rääkida, siis nad jäävad meie sisse elama. Ja selleks on vaja osata nüüd neid tundeid lahti lasta. Ja see ongi see, mida ma siis täna sulle võin jagada, et sa hakkaksid tegelema kõigepealt oma tunnetega. Juba väga vanad inimesed või selles mõttes targad teadsid seda kohta, selleks, et füüsiline keha muutuks, on vaja tegeleda kõigepealt oma mõtetega ja oma tunnetega. Kui me saame seal tasakaalu, siis hakkab meie keha tulema samamoodi tasakaalu. See ei ole üldse, seda on teadnud väga paljud, aga me jõuame nende teadmisteni alles siis, kui meil on endal seda vaja. Kui meie enda sees hakkavad hirmud meid juhtima ja me ei saa enam kuhugi minna, siis on aeg vaadata iseendasse, mis on seal see koht, mis tahab lahendamist. Kus kohas sa oled sõjas iseendaga, ehk siis need on lahendamata konfliktid sinu sees. Ja need lahendamata konfliktid on meil tahes-tahtmata emaga, isaga, iseendaga, rahaga, ühiskonnaga, kooliga, lasteaiaga, tööga, töökaaslastega. Ja kogu maailm peegeldab sulle täna neid kohtasid, kus sa ei ole rahul iseendaga. Ta annab sulle kõik need nurgad, mis on vaja lahendada. Ainuke asi on see koht, kuidas sina seda täna tõlgendad. Kas sa tõlgendad seda sellisel moel, et keegi tahab sulle liiga teha või sa saad aru, okei, see on minu sees olev peegeldus ja see tahab vabaneda. Toon sulle ühe näite. Kui mina olin väga suures ärevuses, siis see tähendas seda, et mul läks auto sõitmisel, kui ma autoga sõitsin, hakkas megalt ärevus pihta. Ja see ei rahunenud enne maha, enne kui ma leidsin juursõnumi, põhjuse. Ja juurpõhjus oli siis, kui ma olin, ma ei mäleta, kas 5. või 6. Igatahes ma olin väike laps ja istusin autos esitoolil ja olin jäänud magama.
ja sellel ajal olid õnneks kiirused väiksed ja ema sõitis autoga ja vastu tuli ka üks auto ja nad tegid kokkupõrke. Ja mina, kes ma magasin autos, kukkusin sealt tooli pealt maha ja loomulikult ma ehmatasin, ma mäletan seda päeva väga hästi. Ma hakkasin megalt nutma, ma ei saanud aru, mis toimub. Ma jooksin välja autost ja ma tundsin ennast väga halvasti. Ja ma mäletan seda situatsiooni, kui ma seda räägin, siis see tuleb mul päris ehedalt meelde. Ja see oli minu kehas aktiivne. Nii kaua, kui ma selle endale ära tervendasin. Ehk siis kõik sinu traumad, mis on täna aktiivsed, on sinu kehas. Ja ärevus on ainult sinu sõnum. Vaata, kus kohas sa oled ohus. Ja enamalt jaolt on inimesed ohus siis igas kohas. See trigger võib tulla ükskõik kust kohast. Nii et selles mõttes märka, ärevus on alati sõnum. Ärevus tuleb inimesi aitama ja ärevus ei ole vaenlane. Kui kõik inimesed saaksid sellest aru, siis nad saaksid aru, et neil ei ole vaja seda tabletti võtta, vaid nad saavad aru, et neil on vaja tegeleda selle olukorraga, mis on jäänud lahendamata. Nii et kui meie teadvus tõuseb, meie teadlikkus tõuseb, okei, see olukord tõmbas minul ärevuse üles, see tähendab seda, et seal on teema, mis vajab lahendamist. Ja kui sa niimoodi hakkad kogu aeg mõtlema ja tervendad selle ära ja kui sa ei oska, siis sa tead, et minul on olemas need tööriistad, seega kõik on võimalik, sest mina olen ennast tervendanud nii ära ja ei ole mul ühtegi tabletti vaja läinud. Et selles mõttes ma julgustan inimesi uskuma rohkem iseendasse, kõiki nendesse tehnikatesse, mis on olemas, et ei peaks olema selles kohas, kus sa üks moment tunned, sest ega antidepressandid ju samamoodi, see hing hakkab lihtsalt kõvemini karjuma. Et ega see ei ole lahendus, see lihtsalt ei ole lahendus. Lahendus on see koht, kui sa hakkad iseenda sees olevaid mustreid muutma, iseennast tervendama ja sa näed elu ilu. Sa näed elu ilu ja mida sa veel näed, sa tunned elu kergust ja näed seda samamoodi. Et kõigile neile, kes otsivad täna lahendusi just oma ärevusele, oma raskele tundele, siis see on võimalik sealt ära tulla ja valida kergust oma ellu. Mina olen Triinu ja olen täna teadvuse avardaja kõigile neile, kes soovivad tunda ennast hästi, rõõmus, kohalolus, tasakaalus, usalduses. Aitäh!